Nii, ja nüüd on siis tore asi, see on meie uus sõber. See PV, Tamma, Watson. Ja kui me nüüd meenutame seda, et see V avaldist, see V oli meil I ega ta kahega korda I efektiivne korda R. Siis energia oli I efektiivne kahendiku RT. CV on järelikult see tegursas vees I efektiivne kahendiku. Nüüd CP on võrdne I efektiivne kahendiku R pluss R on võrdne I efektiivne pluss 2 kahendiku R-i. Järelikult gamma, mis on CP ja CV-ga, on võrdne järelikult I efektiivne pluss 2 jagada I efektiivsega. Nii, ma arvan, et me jätame nüüd selle adiabaatilise invariandi teema elektrodünaamikas. Me tuleme adiabaadi juurde tagasi ja siis te tegelikult näete, et see asi on seotud ühe teise asjaga, adiabaatilise invariandiga. Ja eks me räägime sellest edasi, aga praegu las ta jääb siia paika. Praegu on selline tore asi. Muidugi arvestades seda, et elektrodünaamikas on üks loeng vähem, äkki oleks tark praegu sellest siin rääkida. Selles mõttes, nagu põhimõtteliselt ta võiks olla nii termodünaamikas kui elektrodünaamikas. Aga kuivõrd meil elektrodünaamikas on üks loeng vähem ja siin meil ei ole, et siis äkki ma räägin ikka selle praegu. Mis selgub on see, aga harjutused tulevad elektrodünaamikat siis selle kohta, aga seal me teeme ka lühidalt, aga et nagu selle seos on nende kahe asja vahel, mida teeme praegu ära. Et mis on adiabaatiline variant on teine asi. See on puhtalt mehaanikaline asi, kui meil on mingisugune selline oszillaator, näiteks vedrupendel või miski asi põrkab, näiteks kuulike põrkab üles-alla. Selline perioodselt liigu asi. Siis me teeme sellise niinimetatud faasidiagrammi. Faasidiagramm. Kujutame osakese liikumist teljestikust impulss ja koordinaat. No näiteks, kui meil on vedrupendel, siis meil on P on võrdne M korda X-i tuletis. X on meil võrdne. Teeme niimoodi, et kirjutame välja energiajäävuse seaduse. Energia on võrdne P ruut jagada 2M-iga pluss K X ruut jagada 2-ga. See tähendab seda, et osakene, kui ta liigub, see asi on tal konstant. Missugune kõver on see faasi tasandil? Energiajäävuse seadus, kes ütleb? Nii, mis kujund see on? Ring. Ei ole ring. See on jah ring, aga see ei ole ring. Siis oleks varieerutud, sõltub teljedest, aga siis oleks ellips. Ellips, see on ellips, jah. Täpselt nii, see on ellips. Niinimetatud koonuslõige. Nii, kes teab, mis asi on koonuslõige? Milliseid koonuslõikeid teate? Jah? Ring, ellips ja parabool. Ring, ellips, parabool on puudu. Siit on puudu asju. Joon, aga veel on puudu. Laiem klass. Selgelt risti, ei mäleta, kas see on.
Natuke raske sellega näidata siin, aga ele ka. Valgus annab koonuse meil, eks ole. Siit saab enam vaadata, kui ma laseksin ta nagu Eestist, nüüd on näha, eks ole, mitte väga hästi vist. Praegu on ring. Aga kui ma rohkem kallutan, siis ta läheb ellipsiks. Kui ma veel rohkem kallutan, mis kujund siis huvitav tekib? Parapool. Ja seal meil saab tekkida. No seda, kui oleks mingi taskulambi, kus teravad piirjooned, seal valgused koonused, on parem vaadata. Aga meil koonuslõige on see, et kui koonust lõikab tasand, millised on variandid? Üks on puudu. Kõigist neist, mida nimetada Tardo, üks on puudu. Okei, kui meil on osakese liikumine või planeedi liikumine tähe raskusväljas. Planeedi vaid mis iganes liigub seal raskusväljas. Millised on võimalikud trajektoorid? Teil on üks selline auk teie teadmistes, mis tuleb sellest, et mehaanikast teile, taevamehaanikast ei räägitud. Põhimõtteliselt teil on selline koorsus, nagu mida loeb Vladislav Postelski, on mingi kosmonautika ja üks juhatas, bla, aga see on teil valikain. Tõstse käsi, kes on seda kuulanud? Või ei ole teil on selle ees? Sügisel tuleb alles. Sügisel tuleb. No, seal te võib-olla saaksite natuke neid niinimetatud Kepleri seadusi. Aga tegelikult ma arvan, et Kepleri seadus on suhteliselt olulised asjad, neid tegelikult ikkagi võiks teada. Aga see selleks, võib-olla te olete lihtsalt kuulnud, millised trajektoore mööda liiguvad. Millist trajektoori mööda liigub huvitav maa ümber päikese? Ellips. Ellips. Kes ütles ellips? Madis ütles ellips. Kui palju me tal anname? No, Helen, kui palju? Anname punkti. Anname punkti. Aga jah. Küsimus on, kas me võtame praegu seda ümber päikse või ümber paritsentri? Mis vahe seal? Jah, suuresti. Ellips ja ellips. Nii, aga mäletate, oli selline tore asi, nagu oli mingi selline komeet, mingi Oumuamua või midagi sellist. Pani keegi tähele uudistes, kes läbi? Kas tuli? Ja, Madis pani tähele võib-olla. Lihtsalt märkasin ainult. Aha. Et see oli mingisugune selline taevakeha, mis tuli väljaspool päikesüsteemi. Huvitav, mis trajektoori mööda tema liigub? Kuivõrd ta ei ole suletud ka värk, see tuleb kaugelt, siis ta ei saa olla ellips, eks ole. Mis ta siis on? Parapool. Parapool pakutakse ikka, ei ole sellest parapoolis kinni, jah. Nii, peale parapooli, ühesõnaga me vist ei liigu edasi. On olemas selline asi veel nagu hüperpool. Ja siis viimane see nimetamata koonuslõige on hüperpool. Ja see oma maa tuli ka mööda hüperpooli tegelikult. Nii et üldjuhul meil koonuslõike valem XY tasandis on niimoodi AX ruut pluss BY ruut pluss CXY. Muud koordinaate alguspunktiga saab niimoodi teha, et need lineaarliikmed on puudu.
on võrdne konstant. Ja milline ta neist täpselt on? Sõltub nüüd nendest A-st, B-st ja C-st. Ja nüüd selgus, et teil on tegelikult lineaaralgebrast on teil ka üks asi puudu ja te ei tea, mis asi on ruutvorm, aga sellest vist natuke rääkisime juba. Ehk see asi tegelikult siin on ruutvorm. Ja neid nimetatakse positiivselt määratuks, negatiivselt määratuks ja määramata ruutvormideks sõltuvad sellest, kas, kui ta saab võtta ainult positiivseid väärtusi, siis ta on positiivselt määratud. Kui ta on ainult negatiivselt määratud, siis ta on negatiivselt määratud. Ja kui ta saab võtta nii positiivselt kui negatiivselt, siis ta on määramata. Ja üldine siis, meid võib olla muuteid võib olla rohkem. Ja lineaaralgebras on siis käib niimoodi, et kui teil on ruutvormid, te võite võtta niimoodi, et teil on mingi maatriks A11, A12, nii edasi, A1n, AN1, ANN ja siis on teil siin üks vektor X1, XN ja siin on teil lisavektor X1, XN. Ja kui te võtate need korrutised, siis te saate arvu, eks ole. See annab meile ka tulpvektori ja nende kahe korrutis annab meile arvu. Ja see kujutab endast ka ruutvormi ja see ruutvorm on nüüd meil positiivselt määratud kõik peamiinorid. Ehk see siin, siis järgmine see siin ja nii edasi see siin. Kui kõik need determinandid on kõik positiivsed, siis on positiivselt määratud. Kui nad on kõik negatiivsed, siis on negatiivselt määratud. Ja kui märgid vahelduvad, siis ta määramata. Nii, ja nüüd selle tagasi tulles siia, kui see on positiivselt määratud. Positiivselt või negatiivselt. Siis sellisel juhul on meil tegemist ellipsiga. Kui ta on meil määramata, siis on ta tegemist meil hüperbooliga. Aga tegelikult on meil üks variant veel, on veel mitte positiivselt või mitte negatiivselt määratud. Mida see tähendab? Või mitte positiivselt? See tähendab seda, et ta võib võtta nulli ka teatud tingimustel, kuigi A ja B ei ole null. Sellisel juhul on see tegemist meil parabooliga. Ehk ühesõnaga meil oleks niimoodi, et näiteks kui B oleks meil null, siis sellisel juhul meil tekiks siia parabool. Ole. No aga üldjuhul jah, meil kõige üldisem on ellips või hüperbool on kõige üldisemad klassid ja parabool on siis erijuht. Kui me lõikame koonus sellise tasandiga, mis on paralleelne ühe selle koonuse küljega, siis tuleb meil parabool. Ainult ühe kindla nurga all lõigates. Okei, aga mille pärast ma seda kõike rääkisin, et see on siia peale vaadates energiaseadusele saab kohe öelda, mis on tegelikult. Kui siin oleks miinus olnud, siis oleks olnud hüperbool. Ja seega tekib meil selline elliptiline trajektoor, siia tuleks nool ka peale märkida, kui ta liigub meil positiivses suunas. Kui impulss on positiivne, siis ta liigub suurema X-i suunas, siin on meil suund ka. Ja adiapaatriliseks variandiks nimetatakse seda pindala siin. Ja mis selgub on, et see pindala säilib isegi siis, kui me vaikselt natuke muudame siin, näiteks kui meil õnnestus muuta seda vedru jäikust vaikselt, siis see pindala säiliks. Toome mingi natuke teise näite. Kui meil on
kaks seina ja siin vahel lendab kuulike vasakule paremale. Siis sellisel juhul see faasidiagramm B ja X. Ta põrkab vastu seina, tuleb täpselt sama kiirusega tagasi. Kas keegi oskab joonistada, milline nüüd faasidiagramm välja näeb? Põrkab vastu seina, tuleb täpselt sama kiirusega tagasi ja siis jälle põrkub vastu seina ja läheb sama kiirusega edasi. Ja nii edasi ka sinna vahel. Kuidas näeb välja faasidiagramm? Madis on seal valmis või? Ai, ta mõtleb, joonista mõtleb. Aga ta nüüd suletud kõver peab tulema. Sulge see ka. Nii. Ardo plussini tahame ära mahtuda. No tuleb veel kellegi joonistada. Madi. Jaa. Ei, mitte nullist, ta ei ole, kui meil sõltub, kus meil koordinaat on, aga põhimõtteliselt jah, aga kui meil see vasak siin on nulli juures, tuleks veel siia tuua. Nii, mis Aleksei ja Madis. Ma kahtlustan, et Aleksei ja Madis mäletavad eelmist korrast, aga siis on väikene eelis selle kohapealt, mis seal ikka. Ei saa neid selle eest karistada, et nad eelmist korrast natuke mälestavad. Ehk meil tuleb siis niisugune trajektoor. Ja see pindala siis peaks ka nagu säilima. No see on niisugune lihtne juhtum, mida saab ka niimoodi analüüsida. Ühesõnaga, mida me eeldame, et meil see üks kuulike liigub kiirusega V ja see sein liigub aeglaselt kiirusega U, mis on hulga väiksem kui V teise poole. Ja me tahame kontrollida, et kas see väide siin sellises olukorras, mida me suudaksime suhteliselt lihtsalt analüüsida, et kas see siin kehtib, kas see pindala säilib. Ja selleks oleks meil vaja analüüsida, mis toimub põrkel selle seinaga. Kes nüüd ütleb, millise kiirusega läheb kuulike tagasi siin V' peale põrget sellise seinaga? Jaa. Vapustab tubli. Lihtne ütleb vapustab tubli. Tegelikult sellel eelmisel nädalal. Oli sama asja, ma näitasin meie mingi 12 doktoranti oli meist ja seal ei olnud mitte keegi. Aga ma loodan, et teie seas on veelgi neid, kes oskavad peale Ardot õigesti teha, nii et laske käia. Noh.
Aga arva ära nüüd jälle orberitele, prooviks seda ise edasi teha ja vaata, kas sa saab pindala muutus saavutada. See muidugi väga lihtne ei ole, aga mõtle. Ei ole jah. See on nagu no keegi, ega me siin nii lõputult ka ei saa selle juurde jääda.
Ei ole keegi, kes tahaks veel näidata. Okay. Mis me teeme? See on harilik kiiruste liitmine. Me läheme kõigepealt selle seinaga seotud taustsüsteemi. Millise kiirusega ta seal tuleb meile vastu? No lihtne, see ei ole nii küsimus. Tema tuleb meie poole V ja meie läheme tema poole kiiruse U, siis suhtne kiiruse V plus U, eks ole? Tuleb meile vastu kiirusega V plus U. Aga et meil on kõva siin paigal ja siis ta läheb tagasi ka kiirusega V plus U. Nii, nüüd meie läheme sinna kiirusega U. Meie suhtes ta läheb kiirusega V plus U. Järelikult laboratoorist taustsüsteemis V plus 2 U. Ja seega meil kiirus on V plus 2 U. Ja mida me tahame? Me tahame seda pindala arvutada, eks ole. Aga ta läheb meil siis siin natukene paksemaks peale põrget, aga ta läheb natuke kitsamaks, et sein liigub. Nii et me vaatame, kui palju, me tahame vaadata, et kas nende kahe korrutis, kas V korda vahemaa A on konstant. Nii, meil on siis peale ühte põrget, V läheb meil V plus 2 U-ks, A läheb meil terve perioodi jooksul, läheb ta siis U korda T võrra lühemaks, aga T on meil võrdne vahemaa 2A jagada V-ga. Selle võrra lühemaks. Ja järjelt uus pindala on meil V plus 2U korda A miinus U miinus 2 AU jagada V-ga. Avame sulud. V korda A. Nii, nüüd siit tuleb meil pluss 2UA. Ja siit tuleb meile miinus 2AU jagada V-ga korda V. Ja siis tuleb meil veel ruutliige, mis oleks meil miinus 4A U ruut jagada V-ga. Aga nüüd on niimoodi, et see on suur, V ja A on suur. U on hulga väiksem. Ja siin on ka V taanduvad välja, need taanduvad tegelikult annavad nulli meil. Aga siin on meil juba ruut väike, siin on U ruudus. Nii et sellega me ignoreerime, nii et kui me hoiame lineaarses lähenduses V korda A on võtnud tõepoolest konstant, sest et seda lineaarses lähenduses on juba ruut väike liige, seda me saame ignoreerida. Ja me tõepoolest näeme, et see korrutis on konstant. Ja väike viga tuleb seal sisse, aga see on väike, ühe perioodi jooksul, siis tuleb meil, kui meil on see väike parameeter on kahe kiiruse suhe, see viga tuleb selle väikse parameetri järgi ruudus. Matemaatikast me mäletate ka, kuidas need O väiksed ja O suured olid seal erinevas, sest see on ka meil siis O väike parasjagu, mida me ignoreerime. Nüüd, kui meil on mingisugused teised olukorrad, näiteks selline olukord, kus meil klassikaline näide, kus meil on pendel niimoodi seinas olevast august läheb läbi ja siis me tikutame seda nööri siit välja, eks ole, ja sujuvalt, siis sellisel juhul meil on ellips ja ellipsi pindala ka säilib. Siin see täpsus on juba palju suurem. Tegelikult ta enam selle väikse parameetri järgi läheb see eksponenti. Eksponent korda 1 jagada väikse parameetri ruut, midagi sellist. Nii et seal ta hakkab väga täpselt säilima.
Miks on erinevus selle ja selle vahel, miks siin hulga paremini säilib, on see, et siin on nagu sellised järsud, see potentsiaal on väga järskude servadega, aga siin on sujuv potentsiaal, et sujuvat olukorras ta säilib hulga paremini, see adiabaatis variant. Aga siin üldjuhul see täpsuse arvutamine juba üksjagu keerulisem, nii seda me ei tee. Aga mida me küll teeme, on see, et arutame, kuidas see adiabaatiline variant on seotud adiabaatilise protsessiga gaasidega. Ja vaadake, see sama ülesanne siin, kui ta liigub kahe seina vahel. See on meil tegelikult võib öelda protsess gaasiga. Meil oli praegu siin üks kuuli, aga need on võib-olla palju. Nad võivad omahel põrkuda, nad võivad mitte põrkuda. Me rääkisime jälle, kui nad põrkuvad, me võime igal põrkel toimub nagu mingi selline, kui meil on palju, eks ole, siis peale põrget läheb mingi teise kiirusega, mingi teine molekul tuleb täpselt sama kiirusega. Nii me nagu võime lugeda, et igal põrkel tegelikult nende kiirus ei muutu. Põrked iseenesest ei olegi väga olulised, kui molekulide vahel, kui nad toimuvad. Et me võimegi seda vaadata kui niisugust ühe aatomilist gaasi, kus üks ainus aatom või molekul lendab seal seinte vahel. Ja me tahaksime teada, et kui me üritaksime siin nüüd temperatuuri ja rõhu ja ruumale mängu tuua, et kas me saame ka adiabaatilist variandist, äkki me saame adiabaati seaduse. Proovime seda teha. Kõigepealt, mida me ootame? Me ootame seda, et gamma, see astme näitaja, see on meil võrdne I efektiivne plus 2 jagada I efektiivsega. Aga kui meil on selline molekul, mis liigub ainult X-i suunas, siis I efektiivne on meil 1. Ainult üks vabadus, kull liigub vabadusaste. Seega gamma on meil võrdne 3-ga. Tähendab seda, et B korda B kuubis on konstant, aga V on meil tegelikult lihtsalt see A. Kui meil on selle anuma pikkus, ongi meil see ruumala praegu. Nii et me eeldaksime, et B korda A kuubis on võrdne konstant. Aga mis on B? B on meil, mäletate, oli meil selline asi nagu B on võrdne N KBT oli, eks ole, aga KBT oli ta kineetiline energia, nii et see on võrdeline meil arvtihedus korda kiiruse ruut. Arvtihedus, kui meil on üks ainus molekul, see on, molekulide arv ei muutu, aga pikkus muutub, see on meil pöördvõrdeline lihtsalt selle kahe seina vahelise kaugusega, et see on võrdne 1 korda A korda V X ruut. Nii et kui me selle nüüd sisse paneme, siis me saame, et adiabaadi seadus ütleks meile, et 1 jagada A-ga korda A kuub korda V X ruut, aga A ta annab välja meil A ruut V X ruut on võrdne konstant, mis ütleb, et tegelikult, et A korda V X peab, kui me ruuti juurde võtame, on võrdne meil konstant. Aga see on täpselt see, mis me siin rääkisime, eks ole. Kiirus korda vahemaa on konstant. Nii et me näeme, et tegelikult adiabaatilises variandis adiabaatiline variant annab meile tegelikult just täpselt selle adiabaadi seaduse gaasi jaoks. Tegelikult nad on tõepoolest seotud. Ja kui kaugel te kvantmehaanikas olete? Seda olete mitte midagi ei ole teinud. Aga midagi ikka olete teinud. No jälle räägime seda. Pigem natuke mehaanikalisemaid asju saame. Energiat. Me arvutusi teinud, meile teooriat õppinud. Midagi kvanti juurde veel ei ole jõudnud mehaanikaline selge. Okay.
Ühesõnaga jah, enne kui me läheme nüüd termodünaamika, me natuke vale, aga me jõuame harjutusi ka teha. No, selline asi. Kvantmehaanikas mingil hetkel tõenäoliselt jõuata sellise asjani nagu Bohr-Sommerfeldi kvanttingimused. Mida see ütleb? See ütleb seda, et formaalselt pannakse kirja lihtsalt, et integral b dx on võrdne n korda h, kus h on Plancki konstant. Ja b dx on tegelikult seesama pindala faasitasand, mis me enne näitasin. Ja sisuliselt ütleb seda, et kui meil on osake on laine, eks ole, kvantmehaanika ütleb, et osake on laine ja vaba osake, et see impulss ja laine on seotud niimoodi, et B on võrdne h kriips korda k. Ja sellisel juhul me saaksime tegelikult sellise asja, et integraal h kriips korda k dx on võrdne n korda h on võrdne 2pi n korda h kriips. Ehk me saame siit h kriips ära taandades, saame, et tegelikult see Bohr-Sommerfeldi kvanttingimus ütleb, et k dx on võrdne 2pi n. Ehk siis, kui osake teeb perioodiliselt täisringi ära, ta peab samas faasis tagasi tulema. Selle kohta öeldakse, et see on statsionaarne oleks selle tõttu. Et laine funktsioon faas püsib kogu aeg sama. Ühesõnaga, see ei ole täpne, see on ligikaudne, sest et ta vaatleb meil osakest ühest küljest nagu klassikalist osakest mingi impulsiga ja teisest küljest kui lainet mingi lainevektoriga. See ei ole päris täpne, aga ta annab päris head ja täpselt tulemused. Eriti siis, kui see järjekorra number, kvantoleku järjekorra number n on suur, siis ta annab päris täpselt tulemused. Miks ma selle nüüd praegu välja kirjutasin, on see, et see sama asi siin on adiabaatiline variant. Adiabaatiline variant on px tasandis pindala ja näiteks kui meil on kvantostsillaator, siis temal on kx ruut pluss b ruut jagada 2m-iga on ka konstant. Nii, see siin tuleb tema pindala. See pindala S on võrdne pi korda a korda b, kus on poolteljed. Kui ta energia on see kogu energia E, siis kui meil B on 0, siis me saame x0, x maxi on võrdne, siis kui B on 0, saame, et see on võrdne ruutjuur E jagada k-ga. Aga vabandust, siin ei 2 puudu. Ruutjuur 2E jagada k-ga. Maksimaalse x saame siis, kui impulss on 0, kui ta on paigal. Kui see on 0 ja paremal pool on E, siis me saame siis avaldada, et x on ruutjuur 2E jagada k-ga. Samamoodi me saame avaldada, et B max on võrdne ruutjuur 2E jagada korda M. Ja järelikult see on võrdne pi korda ruutjuur 2E jagada k-ga korda ruutjuur 2M on võrdne E korda ruutjuur M jagada k-ga ja korda mida on imelikku nüüd? Ei, kõik on õige. Nii, ruutjuur M jagada k-ga ja korda 2pi. Ruutjuur 2 korda ruutjuur 2. Ja nüüd see peab olema kvanttingimuse tõttu peab see olema n korda h. Ehk me saame, aga see asi siin on omamoodi sagedus, eks ole, omega 0. Et me saame, et E korda omega 0 korda 2pi on võrdne n korda h ja siit me avaldame E on võrdne h jagada 2pi-ga on meil see taandub Plancki konstant korda n korda omega 0 on võrdne h kriips korda n korda omega 0
Täpne arvutus näitab, et N-ide energianivoo on võrdne H kriip omega 0 korda N plus 1 kahendik. Nii et nagu näete, oli päris hea tulemus. Nii, miks ma nüüd seda siia tegime? Oli see, et ühes küljest me klassikalist mehaanikast teame, et see pindala säilib niinimetatud adiabaatilistes protsessides ehk protsessides, kus mõjutusel on aeglased võrreldes omavõkke sagedusega. Ja nüüd kvantmehaanika keele tõlgitada tähendab see, et kvantmehaaniline järjekorra number N on võrdne konstant adiabaatilistes protsessides. Nii et adiabaadil on selline hea tähendus kvantmehaanikast, mis ütleb, et adiabaatilised protsessid jätavad osakese samale kvantmehaanikalisele nivoole. See nivoo ise võib natukene küll moonduda, kui mingi mõjused toimuvad, aga osake jääb samale nivoole. Ja niimoodi igapäevastes terminites see tähendab näiteks seda, et vaadake, kui te sööklas lähete ja ostate midagi. Kui te ostate kohvikruusis ja lähete sellega oma laua juurde, kuidas see maha loksamise tõenäosus on? Loksab maha ei loksa? Ei loksa. Aga kui te võtate ostate sellise endale suppi laias taldrikus, kuidas siis on? Kas läheb maha või läheb? Ei lähe. No kuidas on, läheb maha, ei lähe. Kas on natuke raskusi sellega? Ei ole, sul ei ole raskusi. No sa oled väga odav sellisel juhul. Üldiselt taldrikus võib märksa kergeni maha minna tegelikult. Milles on asi? Teie käetel on mingi karakteerne aeg, eks ole, ja sellel veel seal kruusis ja taldrikus on ka karakteerne aeg. Ja nüüd on küsimus, kas teie käe liigutamine on adiabaatiline selle võnkumissuhtes või ei ole. Ehk teisisõnu, kui teie käe liikumisel karakter, kui te kõnnite, eks ole, mingi karakteerse perioodiga ajaga teil niimoodi käsi natuke liigub, et kuidas see suhtub sellesse oma võnkumisse, mis seal kruusis või taldrikus on. Ja seda oleks ka tore muidugi läbi teha, arvutada, kui kiiresti see ühel või teisel juhul see karakteerne aeg on. Te võite ka, nüüd aga vastus on see, et tegelikult niimoodi ongi, et kui teile võtate taldriku, te võite ise teha kodus katset ja loksutada vald, kui pikk on periood taldrikus ja kui pikk on ta kruusis. Ja seda saab arvutada ka, et teeme niimoodi, et me täna skipime. Aga teete kodus katsed, kohvikruusi ja taldrikuga. Või kui teil on vanad fotovanid, võite fotovanni ja panete vett ja vaatate, kui kaua seal on. Fotovannis on nimelt, teil tekib seisulaine ja kui te teate, muide, kui kiiresti liigub laine vees? Aga fotovanni jaoks tegelikult see on suhteliselt lihtne arvutus, kui te teate, kui kiiresti liigub laine vees. Kas kiirlaevaga Soomes olete käinud? Tõske käsi, kes on? No, huvitavalt vähesed, aga eks need ajad muutuvad, mis see Soome ikka asja on, ega see on mingi järelkuva asja. Et laeva aeglustub enne sadamat, eks ole, miks ta seda huvitav teeb? Muidu liigub kiiresti, aga sadama lähedal aeglust. Lained, eks ole, tahile niimoodi seda randa rikkuda lainetega ja üldse teisi paate ja nii edasi. Ja miks need lained võivad tekkida suured lained, kui ta läheneb rannale? Niimoodi, et kui te liigute sama kiiresti kui laine, siis te nagu resonantsi, see tekitab väga efektiivselt. See on ka see, kui need nii-öelda sonic boom ülehelikiiruse pauk, eks ole, kui lennuk läheb ülehelikiirus, tekitab paugu samamoodi, siis
nagu resonantsis. Ja võib-olla te olete kuulnud sellist asjast nagu Tšerenkovi kiirgus. Tõske käsi, kes on kuulnud sellest. See on siis, kui osake liigub kiiremini kui valguskiirus keskkonnas. Ehk siis, näiteks kui meil on mingisugune klaas või selline materjal, kus on mingi murdumisnäitaja N ja valguse kiirus on C jagada N-iga seal, siis kui N on ühest suurem, siis ta on võimalik liikuda tegelikult osakesel kiiremini kui see valgus keskkonnas. Ja siis samamoodi nagu üleleili kiirusega liikuv lennuk tekitab selle soonikuumi, siis selline osake, mis liigub valguskiirust kiiremini, saab tekitada heli, lööklaine sellise. Ja see on Tšerenkovi kiirgus, mida võib täiesti näha. Nüüd nende veelainetega on siis samamoodi, kui laev liiguks kiiremini kui lained antud vees, siis tekiks ka väga suur laine. Miks teile üldiselt ei ole koolis ega ülikoolis eriti lainetest vees räägitud, on see, et lainet vees ei ole väga lihtne, sellepärast, et seal on oluline, kas see on sügav vesi või madal vesi. Ja sügav või madal ei ole mitte sügav, ei ole mitte siis, kui ta on üle pea, vaid siis, kui ta on sügavam kui laine pikkus oluliselt. Ehk kui sügavus on palju suurem kui laine pikkus, me ütleme, et on sügav vesi. Ja sügavas vees laine levimise kiirus V on võrdne ruutjuur G korda G jagada ka laine vektoriga. Ehk siis K on võrdne 2pi jagada lambdaga, eks ole, lambda on laine pikkus. Ehk siis me näeme, siin on nii tugev dispersioon, laine kiirus sõltub väga palju laine pikkusest. See on taarine, ta ei sõltu, eks ole, ta on mingi universaalne laine kiirus. Aga seal ta sõltub ja kui me räägime sellest samast Tšerenkovi kiirust või lainede tekitamist, selle tõttu, et te liigute lainest kiiremini, siis sügavas vees on alati mingid lained, millest te kiiremini liigute, eks ole, alati te tekitate neid natuke. Mul on laeng. No mingi pooleks saab läbi. Pool kaks, jah. Saab. Enne siin see tudeng läbi. Veega võib-olla teki lõpetame veerandaga. Nii, et alati on mingid lained, mida tekitab, aga ta tekitab neid laeva kuju saab neid lained ära summutada, mis on temast lühemad. Nii et tegelikult selle tõttu on kiiremad laevad, need, mis on pikemad. Et nad paratamalt tekitavad neid laine, mis on temast pikemad ja see piirab ta kiirust, sest kui ta hakkab liikuma lainest kiiremini, siis läheb takistusjõud väga suureks. Et kui te olete harjunud viskoosses keskkonnas on hõõrdejõud võrdeline kiirusega, turbulentne takistus, kui keha liigub ja taga tekib turbulentne vool. Siis on võrdeline kiiruse ruuduga, aga kui teil tekib lainetakistus väga kiiresti liikuva laeva või paadi järel, siis läheb hõõrdejõud võrdeliseks kuubiga, kiiruse kuubiga. Mis tähendab seda, et väga ebaökonoomne sõita sellise kiirust. Aga nüüd, kui on madal vesi, siis on V on võrdne ruutjuur G korda H, kus H on V sügavus. Ja näiteks tsunami. Mäletate, oli millalgi suur tsunami, kus oli Indoneesias oli, jah? Ja kuhu see laine välja jõudis? Päris kaugele sinna üle ookeani. Ja siis see on ka tegelikult laine nii-öelda madala sees, kuigi ta levib läbi ookeanist, laine pikkus on nii suur. Et kuigi see sügavus on seal 5 kilomeetrit, laine pikkus on veel suurem. Ja tema liigub siis, võite kohe arvutada, ruutjuur G korda 5000 meetrit. See on siis 50 000-st. Ruutjuur 5 korda 10 neljandas. On meil võrdne mingi 220 näiteks, midagi sellist.
meetrit sekundis. See on siis kilomeetrit korrutatud 3,6-ga, mis ta tuleb, päris palju tuleb. Nii et päris kiiresti liigub ta sellisel juhul. Aga tuleme nüüd sama kausi ja supikausi ja kruusi juurde. Supikausil on, eks ole, meil seisulaine tekib, laine pikkus on laine pikkus lambda on võrdne kahekordne kausi diameeter. Ja sügavus on mingisugune H on võrdne mingi, palju seal suppiargust on, mingi 3 sentimeetrit. See on selline laiem kaus, 3 sentimeetrit. Kui teil on kohvikruus, siis teil ja lambda on, ütleme, mingisugune siis 2 korda mingi 30 sentimeetrit äkki. 30 sentimeetrit. Kui teil on kohvikruus, siis on mingi 5 korda 5 näiteks, ja H on 5 sentimeetrit, L on 5 sentimeetrit, D on 5 sentimeetrit, ja lambda on 10 sentimeetrit. Te näete, et sõltuvus, eks ole, periood. Meil ka siin kirjutamata tegelikult. Meid huvitab võnkumise periood. P on võrdne lambda jagada V-ga. Ja lambda on meil siis 2D, ta on siis võrdeline diameeter ja V on meil võrdline ruutjuurega sügavusest, ruutjuure H. Nii et me näeme, et võrdelt kruus ja taldrikut meil on, diameeter on taldrikul hulga suurem, sügavus on enam-vähem sama või isegi väiksem. Nii et igal juhul on taldrikus see periood märksa suurem, mis tõttu taldrik see, mis teil kruusi jaoks on veel adiabaatiline liigutamine, taldriku jaoks enam ei ole. Nii et selle tõttu peab see taldrikuga märksa ettevaatama. Ja ma loodan, et iga kord, kui te lähete sööklasse, teile meeldib adiabaatiline variant. Aga eks mõned ülesed teha ka siis adiabaati seaduse peale. Adiabaatse variandi peale tulevad ülesanded elektrodünaamikas. Aga termodünaamikas tulevad ülesanded adiabaati seaduse jaoks gaasidega, ehk see B korda V on gamma on konstant. Ja tegelikult siis ülesanded adiabaadiga. Teil on 2 asja käsutuses, teil on B korda V astmes gamma on konstant ja teil on samal ajal ideaalse gaasioleku võrrandis B korda V ja D-ga on konstant. Et teil kehtivad mõlemad. See kehtib alati, see kehtib adiabaatilistes protsessides. Aga järelt adiabaatilistes protsessides kehtivad nad mõlemad. Nii et muuhulgas te saate neid 2 asja kombineerida. Näiteks, kui te jagate mõlemad läbi omavahel, saate V astmes gamma jagada V-ga, korda D on võrdne V astmes gamma miinus 1 korda D on konstant. Et kui te tahate teada, kuidas näiteks sõltub temperatuur ruumalas, kui te kokku surute, ja paneme siia õhu jaoks, gamma on võrdne 1,4, siis me saame, et B astmes 0,4 korda D on konstant. Surute kokku, temperatuur läheb üles. Teine variant, et kui me tahame seost rõhu ja temperatuuri vahel, siis me võtame näiteks selle astmesse gamma, saame B korda V astmes gamma, korda selle pöördväärtus astmes gamma, D astmes gamma, jagada B astmes gamma korda V astmes gamma on konstant. Ja see on siis meil võrdne, selle disaini kohaselt V taandub välja, saame B
astmes 1 miinus gamma korda T astmes gamma on konstant, millest me saame, et B astmes gamma miinus 1 on võrdeline T astmes gammaga. Ehk siis õhu jaoks me saame, et B astmes 0,4 on võrdeline T astmes 1,4. Ehk siis mis iganes saatest edasi. Et sellised variandid on meil, kui on ülesanne adiabaadile. Et sõltub, mis on antud ja mida küsitakse. Nüüd teine oluline asi on, kui teile antakse ülesanne, ega ma ei ütle teile, et nüüd on ülesanne adiabaadi peale ja nüüd on teil ka ülesanne mingisuguse isotermilist või isobaarist. Te peate sellest ise aru saama, kas teil on adiabaat või ei ole. Ja kuidas sellest aru saada? Praktikas on see, et mis siin alguses juba juttu oli, et meil adiabaat kehtib siis, kui soojusvahetust ei ole. Ja küsimus on, et millises protsessis meil ei ole soojusvahetust. Ja põhimõtteliselt me saaksime seda millegi hiljem arvutada, kui me oleme natuke rohkem mingi matemaatiliselt seda soojusvahetust arvutada. Meil küll oli veidikene soojusvahetus läbi seina, aga reegel on umbes selline, et karakteerne aeg, mis kulub gaasis soojuse levimiseks. Tema on võrdeline lineaarmõõtme ruuduga või siis pindalaga tehisõnu. See tuleneb difusioonist, nii et kui me pärast räägime teile difusioonist gaasis või mingisugune läbi seina, kuidas temperatuur läheb areneva aja jooksul, temperatuuri profiil, siis seda kirjab difusiooni võrrand, siis sealt tuleb see võrdelisus ja aeg on võrdeline kauguse ruuduga. Nii et kui te võtate 2 korda jämedama mingisuguse silindri näiteks gaasiga, siis seal aeg, mis kulub soojuse ülekandumiseks, temperatuuri tasakaalustamiseks on 4 korda suurem. Aeg on võrdeline diameetri ruuduga. See on üks asi, teine asi on see, et 1 sentimeeter raadius, 1 sentimeeter vastab umbes õhu puhul ajale 1 sekund. Nii et see annab, see ilmus täpne ei ole, aga liigaudseks hinnanguks, et maimu saada, millega teil millise protsessiga teil tegemist on see, et kui te teate, et 1 sentimeeter raadiust, aeg, mis kulub tasakaalustuseks on suurusjärgus 1 sekund. Ehk näiteks, kui teil on 10 sentimeetrit, siis on see 100 sekundit. Kui teil on 1 meeter, siis on juba 10 000 sekundit. See on juba päris pikk, eks ole. Mida see tähendab, on see, et näiteks protsessid atmosfääris, kus suured õhumassid kerkivad. Need küll hirmus kiired ei ole, aga aeg on hirmus suur. Ja need on üldiselt adiabaatilised. Nii, ja nüüd siis mingisugune ülesanne. Näiteks selline ülesanne, et kui teil on suruõhuballoon, kas kellegi on mõni suruõhuballoon mingil kujul? No Ardo, milline suruõhuballoon sul on? Ma ei läheta, ma esitan, et Tammsalus on üks industriaalne kompressor. Kompressor, okei. Aga miks võiks olla üldse kellelgi suruõhuballoon, mida sellega teha saab huvitav? Ei oska keegi rakendust pakkuda. Suure õhku kasutatakse kõik veoauto pidurisüsteemide kontrollsüsteemid.
No võin teile kaks natuke lihtsamat rakendust anda. Üks on näiteks see, et jalgratta pumpamiseks. Arvad mingi jalgrattapoest, võite osta endale väikse ballooni, millega lasta rehvi täis. Ei pea pumpama kiiresti. Muidugi probleem on selles, siis kui te aeg-ajalt tuleb seda täita, seda rõõsuga. Teine on see, et kui te tahate näiteks puhastada midagi, näiteks mingid optilised klaasid või mida iganes suruõhuga saab seda ka teha. Seal peab muidugi olema ettevaatlik, sest et suruõhuga puhastades võib kondensvesi tekkida. Just sellepärast, et suruõhk paisub ja siis vaisusest ta jahtub adiabaatiliselt ja kui ta jahtub, siis mahub õhku vähem vett ja see kondenseerub välja. Siis võib piisad tekkida ja näiteks optilisi klaase natuke kahjustada midagi sellist. Sellega pole ma natuke ettevaatlik, aga puhtpõhimõtteliselt ja suruõhuga saab puhastada vastu peale, suure tugeva õhu ja kiire. Nii, aga nüüd oletame, et teil on mingi teine variant, kus teil on, see ei pea tingimata olema suruõhk, võib olla ka näiteks vedelgaas. Kas kellegi gaasiballoonid on kodus? Ja milline see on? Kas ta on matkaballoon või ta on niimoodi kuskil maamajas suur, millega saab nagu kodus näiteks pliidiga kütta. No vaat, sealt gaasi välja lastes gaas ei jahtu. Nii, aga teeme nüüd niimoodi, et suruõhuga balloonid, nad võivad olla vedelas olekus. Nad võivad olla gaasilised. Nii et kui autod, näiteks kui autod lähevad tanklas müüakse, ole ka gaas ja autod on gaasiga töötavad. Seal on kahte sorti gaasi. Üks on liquefied, LNG, liquefied natural gas. Ja teine on PNG, ma arvan, see on pressurized natural gas. Umbes midagi sellist, üks on L-iga ja teine on P-ga. Ja vahe on selles, et üks on veeldud, teine on kokku surutud. Mille siis see vahe tuleb? Üks on veeldud, teine on kokku surutud. Tegelikult see on ka jälle natuke teise loengu teema, kui me räägime reaalsetest gaasist. Selgub see nime, et lihtsalt mingit gaas ei õnnestugi veeldada. Ja siis nad peavad kokku lihtsalt suruõhuga balloonideks. Aga teeme sellise ülesande, et meil on mis iganes balloon. Meil on siis, ta on näiteks rõhul 10 atmosfääri. Ja me laseme sealt siis välja seda õhku, mis ega näiteks saab puhastada. Ja küsimus on, millise temperatuurini see jahtub. Kuidas seda teha? Suruõhu balloonist, laseme gaasi välja. Teate, mul on veel senikoodi teed, ma võin rääkida, mis on põhimõtteliselt olemas. Kes sõidavad jalgrattaga? Mõned sõidavad nii. Kas kellelgi on ka niinimetatud tubeless ehk ilma sisekummita kummid? Mida kellelgi ei ole. Nii, no siis te võiksite kaaluda, sõltuvalt sellest, kui palju te sõidate, aga üldiselt need on paremad. Esiteks on nad natuke kergemad, teiseks on nad neil paremad haakumisomadused. Nii nagu autodel, eks ole, autokummidel tänapäeval ei ole siis, kui vanasti olid. Ja tänapäeval ei ole. Jalgratastel ka. Aga selleks, et teha jalgratad siis selle tubelessiks ehk ilma sisekummita. Selleks peavad olema head pöiad. Neid saab võimselt tihendada, on seal pöiateid, mille tõmbate sinna peale, et kodaraukudest õhk välja ole. Ja siis peavad olema need väliskummid, peavad olema, mille, kui te ostate, siis on seal ka kirjas, et tubeless ready või midagi sellist. Ja siis tuleb sinna panna sisse rehvi piima, ehk see on niisugune valge vedelik, mida te sinna mingi 100 grammi umbes sisse panete suurusjärgus või natuke vähem, natuke rohkem. Tema üles on see, et kui teil mingi auk tekib kummi, siis ta tungib sinna auku ja täidab ära ja teil ei ole vaja parandada.
et kasud sees selle koha pealt. Aga mis on probleem? Probleem on selles, et kui te nüüd selle panete sinna pöia peale ja hakkate pumpama, siis sõltub sellest, kui hea teil see pöid on ja kui hea see kumm on, võivad tekkida probleem. Kui on väga head, siis ei teki probleemi, kohe pumpate, kohe hakkab täituma. Aga kui nad nii head ei ole, siis hakkab sealt pöia ja kummi vahelt hakkab õhk välja tulema, ta ei saa iial seda rõhku sisse. Teil oleks vaja kiiresti saada õhku täis. Ja mis on lahendus? Lahendus on kas siis sama surugu balloon, millest ma siin enne ütlesin. Sellega lasete naksti ja läheb kiiresti täitub ja ta surub kohe selle, isegi kui seal pöia ja kummi vahel on pilud, siis ta ei jõua nii kiiresti välja. Rõhk tõuseb nii kiiresti, et ta surub need kokku ja servad muutuvad tihedaks ja õhk enam välja ei pääse. Teine variant on sellised toredad pumbad, millel on suur selline reservaar ja minul kodus üks selline on. Sinna saab pumbata, siin mingi liitrine umbes selline, aga teil on pump ja seal kõrval on selline suur jämedam silinder, nii et te kõigepealt vajutate ventiili kinni ja siis pumpate ja see, mis te pumpate, ei lähe mitte kummi, vaid läheb sellesse silindrisse. Ja siis te pumpate nii palju, kui te jaksate, seal mingi 20 atmosfääri näiteks. Ja siis panete selle sinna kummi külge ja siis tõmbate selle ventiili lahti ja siis sealt sellest reservaarist terve see õhk läheb sinna, tungib sinna kummi sisse. Ja siis on sama lugu, eks ole, teil on seal 20 atmosfääri on selles silindris ja siis ta täidab selle kummi ja kummis on, ütleme, 4 atmosfääri ja siis võib ka küsida, et mis nüüd on seal temperatuur, mis juhtus temperatuuriga selle käigus. No, igatahes ma soovitan, kes rohkem jalgrattaga sõidab, tasub täiesti mõelda sellele sisekummita kummide üleminekule, upgrade'ile. See nõuab natuke investeerimist, aga mis ei nõuaks. Aga vastus, ma räägin ja lootus, et te selle lahendate. Ta vist ei teinud seda. Arto nii kui tegi. Tuli selle peale meelde see sama asi, mis on veoautode jaoks. Ja. Et sinna paneb mitu paari korraga. Ja. Jalgrattal on täiesti olemas, ei ole ka... No kui ma kui tahate rääkida hinnast, siis need väliskummid on, nad üldiselt ikka mingi 3-40 €, ma arvan, üks selline väliskumm. No mingi aasta otsele ikka kestab. Muu on, teip on odav. Aga seal peavad muidu olema ka, ventiilid peavad olema ka muidu teil ventiil tuleb koos selle sisekummiga, aga siis on ta läheb otsaks nõu. Tuleb muretseda neid, et tuleb vaadata, kas tõenäoliselt see pöid teil vajab tihendamist, tuleb osta teipi, siis tuleb osta refipiima, ventiilid, ja põhimõtteliselt saab hakkama, kui hästi läheb, teil seda spetsiaalset pumpa ei ole vaja. Aga see ülesanne on umbes selline, kui teil kontrollöösse tuleb, nii et nautige. Ja üks raskus, mis see kontrolltöös ongi see, et kas tuleb aru saada, mille peale see ülesanne on, kas ta näed jamaadi peale või on ta näiteks see eelmine ülesanne, eks ole, see võrkpall, jah. Temal ei olnud adiabaati. Mis asendas selle adiabaati? Tarvib meil ikka mingi 2 võrrandit või 2 seost või 2 asja vaja. Üks on meil alati ideaalse kaasoleku võrrand, aga mis see teine on? Siin on meil ka see adiabaadi võrrand, aga mis selles ülesandes oli, mis see lisaasjaolu oli?
ruumal oli konstant, eks ole. Et selle seose tolles ülesandes asendas see, et ruumal on konstant. Jah. Oli peale ja mis sellest tuleb? Siis üle ka või? Miks päris võib-olla peale alla? See oli, mis arv see on 0, ja, aga mis arv see on 0,5 või? 0,517, jah. Okay. Võib-olla siis nii on, kas see on 0,4, okei. 0,4 astmes 0,. Kas see suurem ei tule? 0,4 astmes 0,4.
0,4 astmes 2/7. Vaatan seda. Ei, oota, miks sa ei ära võtta seda? Võtta 1/10 ja võib-olla õige, võtta 0,1 astmes 2/7. 0,1 astmes 2/7. Ja siin on õige. See on õige. No siin on. Ei, Arto saab teha. Nii, kes veel tahab? Vahepeal mõtleme neile mingit koduülesanded ka välja. Niimoodi, et meil on kodulesanne 1. Selline, et meil pudel ulbib vees. Niimoodi, et tema ruumalast, siseruumalast pool, ütleme, kuidas me teeme nüüd ruumalast. Kogu ruumalast, välisruumalast, nagu tema kogu välisruumala on vee. Nüüd siin, kui ta on tagurpidi vee, siis ta on osaliselt täidetud veega. Ja see õhuruumala siin on vee kahendikku. Ja väljas oleva osa välisruumala. See on vee neljandik. Kui sügavale tuleks see pudel viia? Sügavale vette. Oleks. Pudel vajutada. Et ta põhja vajub. On aru saada, miks ta põhja üldse hakkab vajuma. Arto sai aru. Helen, on aru saada, miks see pudel põhja vajub? Ühesõnaga, kui me võime ta sügavamale, siis rõhk läheb suuremaks. See õhk surutakse kokku ja rohkem vett läheb sisse. Ja mingil hetkel ülesjõud ei ole piisav enam, sest tihedus kasvab ja ta enam ei uju.
Ja vastus võiks meil anda siin meetrites täitsa, ma arvan, see oleks ehk tehtav. Välisrõhk, see kõik toimub atmosfääri rõhul T0 on üks atmosfäär. Nii, millise protsessiga siin meil siis tegemist on? Selleks, et ülesannet lahendada, oleks meil vaja teada, mis protsessi, kas on adiabaatiline, isobaariline, isohooriline, isotermiline. Meil on tegelikult 4 protsessi võimalikud. Sellest tuleb siis aru saada. Isobaariline. B on võrdne konstant. Teine isohooriline. See on siis B on võrdne konstant. Kolmas on isotermiline. D on võrdne konstant. 4. adiabaatiline. B korda V asjas gamma on konstant. Nendest 4 tuleb teha õige valik. Ükskõik milline ülesanne teil kaasle peal ei ole. Ja antud juhul, millisele me linnukese teeme? Jah. Selgelt, palju? Esimene. B on konstant, aga ta läheb ju alla sügavama, rõhk kasvab. Ei ole ju B konstant. Palju ei ürine. Temperatuur, jah, meeldame, et see vees on ikka kõik igal sügaval sama temperatuur, sest on piisavalt aeglane. No me räägime mingi 5 sentimeetrit, eks ole, me räägime seal suurusjärgus 10 sekundit umbes võib-olla või noh, kuni 1 minut näiteks. Ja siis temperatuuri jõuab ühtluste vee temperatuuriga ja sellisel juhul meil jah, antud juhul tuleb see. Revo ei ole saanud seda punkte. Anname sellest ka punkti. Teine koduülesanne on klassikaline õhupüssi ülesanne. Meil on silinder. Meil on siin surõhu väike balloon. B on võrdne 200 atmosfääri. Sama hästi suured rõhud, eks ole. Ja siin on meil mingi kuulike, mingi massiga. No ma ei tea, kui raske need massid võivad olla, mulle õrna ei puudi. Mingi 2 grammi või 5 grammi. 5 grammi. Ma ei tea, 5 grammi. Nii, ja nüüd oletame, et see, lihtsus mõttes oletame, et see on ka silinder. Aga see on nagu silindri pikendus siin, eks ole. Ja ilmselt oleks vaja meil ka ristlike pindala äkki anda. Ei sõltu, mida me tahame, ärme anna. Teeme niimoodi, et siin on meil siis selle pikkus on A ja selle pikkus on B. Ja A, B ja ka A-ga on näiteks 20. Ja küsimus on, et millise temperatuurini jahtub see suruõhu olev gaas sel hetkel, kui kuulike välja lendab. See on üks. Ja teine, miks ma andsin selle kuuli massi, ma tahaks teada ikka kuuli kiirust ka, millisega ta välja lendab. No kuidas see lahendamine siin käib, on niimoodi, et kõigepealt leiate siin adiabaadi seadusest, millise temperatuuriin ta jahtub ja edasi te ütlete, et siseenergia läks kineetiliseks. Ehk siis teete niimoodi, et aga siis oleks vaja teada ikkagi siin seda õhumassi ka. Teeme niimoodi, et see ei ole mitte 5 grammi, vaid ütleme niimoodi, et see kuulike on mingi
no mis ma teeme, ta on mingisugune pliist näiteks. Kuuli kohta anname hoopis kuuli pikkuse ja materjali. Kuuli pikkus on meil, me teeme ka A-terminit, et teeme niimoodi, et see on A10. On selle kuuli pikkus. Ja siin on õhk toatemperatuuril. Ja see on meil plii. On aru saada. Neil on toru, kõik on sama diameetriga. Toru sisediameeter, kuuli diameeter ja selle suruõhu diameeter. Kõik on sama. Selle suruõhukambri pikkus on A. Kuuli pikkus on A10, toru pikkus on 20 A. Plii tihedused te saate vaadata mingi 13 grammi kuupsentimeetri kohta, mis iganette seal on. Ja õhu kohta te saate ka kõik teada, eks ole. Ja siis on kiiruse saate sellest, et siseenergia delta U on võrdne mv ruut jagada kahendikuga. Siseenergia muutus, temperatuuri põhjal saate te teada siseenergia muudu. U on võrdne CV korda T, eks ole, korda moolide arv. Delta U on võrdne CV korda delta T. Ja idee on selles, et teil võiksid, kuivõrd kõik sama ristlõikega, siis võiksid asjad välja taanduda ja ainult tihedus alles jääda. Aga selleks, et seda saaks ju teha kiiresti, ma saan aru, et praegu on juba aeg enam-vähem üle, aga teeme selleks kiiresti ära selle ülesegi. Mis meil oli, jah, siin selle. Aga meil on niimoodi, et meil on, me kasutame, kuivõrd meil on antud algrõhk ja lõpprõhk. Lõpprõhk on sellepärast, et ta tuleb sealt välja, ta läheb, B' on meil 1 atmosfäär, atmosfääri rõhule läheb, eks ole. Me teame algrõhku ja lõpprõhku, tahame teada temperatuuri, nii et me võtame selle siin. Nii et me saame, et B' on võrdne B korda temperatuur, vabandust, T' on võrdne T korda rõhkude suhe astmes, siis vastavas astmes T korda B' jagada B-ga astmes gamma miinus 1 jagada gamma. Aga see lukas siin on, see on, gamma on 7/5, see on 2/5 jagada 7/5, on võrdne 2/7. Nii et see on võrdne siis 293 korda 0,1 astmes 2/7. Ja Arto arvutas selle välja ja ta sai mingi Celsiustest, see on kelvinites. Ja mis see oli Celsiustest? Mis tegin see? Oli vahepeal seal arvuti peal küll, aga ruumi temperatuur 151 kelvini. No ja te võite sellise eesluseks kahendada -122 Celsiust. Ja päris külmaks läheb. Nii, kas on enam-vähem aru saada ja lootus, et laske käsi, kes arvab, et saab koduülesed käht tehtud. Ai. Me näeme, käsi on vähe. Nii, kas ma saan kuidagi aidata neid, kes nüüd arvavad, et ei saa? Kes arvavad, et saavad, need võivad ära minna, kes arvavad, et ei saa, need võivad jääda siia veel nõu küsida natukene. Kes arvavad, et esimese ülesandega saab hakkama? Teisega?
Okei, tehke nii palju, kui õnnestub. Me võime teise ülesle pärast siin koos ära. Ma loodan, et siis on piisavalt pikalt. Kui ei saanud, siis palun pange andmed juurde. Ma arvan, et said tegelikult. Kui mõned andmed tundub, et on puudu, siis pange ise.